Hea köögisõber. Täna ma tahaks teha Jaapani piimasaiakesi nimega Hokkaido. Retsepti autoriks on internetis Natalia Mashika. Ja selleks on vaja võtta siis 20 grammi nisujahu ja 100 grammi 100 milliliitrit piima. Need ma soojendan piimapotis ja segan juurde jahu. Tekib selline kreemitaoline koostis. Nii kaua kuumutan, kui ta läheb kreemikaks ja siis jahutan maha. Hiljem ta läheb tainasse. Taina jaoks ma kõigepealt pean soojendama nagu pärmi. Võib võtta kas kuiv pärmi, mina võtsin elusa pärmi. Piima on siin 160 milliliitrit. Selle ma soojendan käesoojaks. Ja muidugi on võetud siin ka jahu 350 milliliitrit. Siis soola on 1 teelusikatäis. Suhkrut on 2 suppilusikatäit. 1 muna selle tainasse. Ja muidugi pärmi, kas 1 pakk kuivpärmi, minul on siis võetud vist 20 grammi elusat pärmi. Ja muidugi siis võid on võetud 1 suppilusikatäis. Need kõik lähevad nagu taigna jaoks. Ja kui see tainas on mul kerkinud, siis ma pärast rullin lauale ja siis on siin sulavõiga, määrin selle üksiku saia, nendest tuleb kokku 8 saia, määrin sulavõiga ja raputan peale kaneeli ja pruunisuhkru segu. Siin on võetud, võid on võetud, mis sulatamisele läheb, on 2 suppilusikatäit ehk kuskil 30 grammi. Kaneeli on pool suppilusikatäit ja suhkrut on 3 suppilusikatäit. Ja siis, kui see on kokku keeratud siis ja pandud vormi, siis kõige lõpuks määrime pealt. Piimal on 30 kraadi ja 30. Siia võib panna sisse nüüd selle suhkru ja selle pärmi. Koodame ta sisse siia. Pärm on lahustunud. Pliidile panen poti ja piimasooja. Ja siia sisse ma lasen siis kuumutan see jahu 20 grammi jahu ja keedan ta kergelt paksuks. Ja siis jahutan ta maha. Nii, siia ma pustan nüüd selle jahu kergelt õhustan vaadida. Nii, laseme ta siis kuumaks. Võtame ruttu läheb meil kuuma. Näete, siin juba on tulina juba ja nüüd ma segan teda. Lähebki ühtlaseks. Ongi paks. Selline paks. Ja nüüd ma lasen ära jahtuda. Selline. See läheb taina sisse pärast.
nii, selle kinni panna. Nii, siin ma hakkan nüüd tainast tegema. Pärn näed, ilusti kerkib, väga ilusti kerkib. See jahtub, see kreem. Ja nüüd ma panen siia segamisnõusse, panen jahu ja muidugi soola ka. Ja sõelun ta siis siia kaussi. Nii, nüüd on tõhuline. Ja siis siia ma panen sisse muna. Muna. No, tule kõik ära. Kodukana muna. Ikka ei taha. See väärtuslik asi. Nii. Kodukana muna sai ka siia. Nii ja siis seda võib hakata kergelt juba segama. Ja siia läheb muidugi see sulavõi, mis on mikrolahjus soolatatud, vedeldatud. Ja muidugi see pärn, mis on ka juba küpse. Ja siis üritan ta segamini. Muidugi selle pudru ka, selle kreemi, piima, jahu kreemi. Võib arvata, et vist midagi nagu keedutaigna moodi vist tuleb, vist. Te oskate kommenteerida mind natukene täiendada. Nii. Ja siis katsun selle segada ühtlaseks. Jahu on ilmselt vähe võitu. Ma selles masinas nüüd segan ja ma panen tal ühe supilusega täis, panen jahu juurde. Ja vaatan, mis siis muutub. Kas ta läheb natuke paksemaks, liiga vedel on. Jahu kogus on taignas vedel vähe. Ma lisan 2 supilused kindlasti. Näete, nüüd ma panin kokkuvõttes juurde 170 grammi jahu ehk 10 desserttusikatäit kuhjaga. 170. Nüüd hakkab moodustuma, näete juba taigna pallikene ja juba on midagi hakkab tulema. Panin veel ühe lusikatäie kuhjaga jahu juurde. Ja näete, nüüd hakkab juba põhjast valmis saama. Nüüd ilmselt rohkem juurde ei pane. Pärast, kui laseme kerkida, siis laua peal, kui ma lahti rullin, siis ma vaatan, kas on vaja. No, siin näete, nüüd sõrmede külge otseselt ei hakka, aga ta ikkagi on küllaltki kleepuv. Et ma siin enam masinas rohkem ei pane juurde. Ja võtan selle nõu ja panen kaussi ja panen ta, katan kinni kilega. Ja siis lasen kerkida. Näete, kergelt hakkab nagu kätt. Nõrks on vähe veel. Nii et jahu kogus oli retseptis väga vale. Nii, nüüd ma võtan selle, panen see kaussi natukene jahu. Kausi seinad jahuseks, siin jahu on nagu nii vaja törts juurde panna. Et siis ma, need kausi seinad on jahuga koos ja nüüd ma saan siit sellest segamiskompuutri nõust selle taigna ja panen ta siia kerkima. Ja katan selle siis kilega ja panen ta siia siis kerkima, katan kilega kinni ja lasen tund aega kerkida. Ta peab kindlasti
kahekordseks kerkima ja siis kohtume. Nii, nüüd on tund-poolteist on möödas sellest, kui ma panin ta kerkima ja nüüd ma võtan selle siit sooja veesest selle kausiga välja. Ja näete, ta on mul siin nii kõvasti. Ma põhin selle kausi ära, et ta mul lauda märjaks ei tee. Nii, seda kausi enam ei lähe vaja. Ma võtan kile pealt ja näete, mis sellest pallist on saanud. Näete, kui palju tainast siin mul. No võt. Ta kerkis 2–3 korda kerkis. Ja nüüd ma panen ta siit, lasen ta alla. Võtan ta siit kausist välja ja panen siis jahuga kaetud töölauale. Ilmselt ma panen natukene talle jahu juurde, ilmselt. Aga seda ilmselt nii vähe. Kui aitab kasju. Soe pehme. Nii. Näete, ta hakkub mul killaste külge ka natukene. Aga siin ma panen ta natukene jahu juurde. Hästi vähe. Nii et ta enam kätte külge ei hakka. Ja rohkem ei olegi talle vaja. Üleikse jahu võtan siit ära eemale. Lätsin selle jahu talle sisse nüüd. Näete, kätte külge ei hakka enam, rohkem ei tohi jahu panna. Näete, tainas on selline pehme. Nii, ja nüüd ma teen selle, natukene lükkan selle taina nagu laiemaks, suuremaks. Siin rullida ei olegi vaja. Ümmarguseks tainaks ja nüüd ma lõikan selle taina sektoriteks, pooleks. Ma tahan teha siit 8 osa. Ja igast sektorist saab siis ühe saiakese. Mul tuleb 8 saia. Need ma panen kahte erineva vormi. Võib ka ühte panna, kui teil on suurem vorm, mul suuremat vormi ei ole. Ja nüüd ma võtan selle ja teen tast väikse pallikese. Nii, nüüd või on mul sulatatud ja nüüd ma võtan selle ühe pallikese ja üritan selle jahukese natukene laua kokku, et ta üldse ei hakkaks külge mulle ja lükkan selle laiali nüüd sellist piklikuks pallikeseks. Ovaalseks õigemini. Nii. Nüüd on enam-vähem olemas ka.
nii, ja nüüd ma määrin selle isegi võib-olla sõrmedega niimoodi võib-olla parem isegi võib-olla. Vaase. Ja nüüd ma võtan pintsli ja määrin selle võiga selle taigna pealt kokku. Nii. Ja nüüd ma siputan siia peale selle suhkru, kaneeli, segu. Nagu ikka, me oleme harjunud kaneelisaiu tegema. Aga ju siis Jaapanis ei osata nii teha nagu meie. Nemad teevad niimoodi. Aga meil on see väga huvitav kogemus, et mismoodi ta nüüd saab. Kaneelisai nagu ikka. Nii, ja ta nüüd on enam-vähem on olemas, ega siin väga paksu kihti ei olegi just vaja. Et teiga on. Nii, ja nüüd ma keeran siit selle ühe külje poolest saadik siia peale ja siis teise külje. Nii, ja nüüd rullin ta siis lahti. Ta peab nagu üksteise peal olema, siis ta ei lähe nagu laiali. Ja kui nüüd tuli laiali, siis ma keeran nüüd ta siin kokku. Rollin niipidi kokku. Ja see lõike viimane, see jääb alla poole. Ja selline ta nüüd sai. Ja nüüd ma panen selle siia võiga määritud paberuu põhjas ka. Panen see vormi põhja 4 tükki. 1, 2, 3, 4. Ja siis lasen tal kerkida. See lõike koht alla poole. Või viimane ühenduskoht. Ja on järgi viimane. Kõik koos niimoodi. Ja nüüd ma väär viimase või siia peale. Kõik on nii täpselt. Kui jahu oleks ka nii täpselt olnud, mis siis viga. Aga noh, ma ütleksin teile ka, et kui te teete, vaadake ise oma jahu ja seda tuleb vastavalt juurde panna vastavalt vajadusele. Ja nüüd, kui ta on kerkinud, lasen kerkida nüüd pool tundi umbes need pallid, need vormidesse tainased kerkib. Ja siis pärast ma määrin munaga üle ja läheb ahju. Nüüd panen ahju ka sooja kohe. 15 minutiga nahu, nüüd siin läks nüüd kõvasti. Nii, ja nüüd ma siis keeran siit, näete, pool siia peale ja pool siia peale. Pigistan ta kinni. Siis natukene saab nüüd laiemaks teda teha. Pikkust on tal küll juba. Nii. Ja nüüd ma keeran ta ilusti rolli. Ja see lõike koht läheb siis nüüd alla, nagu ma enne rääkisin juba. Nii. Nüüd ma jätan nad puhkama siia lõike koht alla poole. No näete. Siin on ja siis siin on 4 tükki.
ja nüüd nad siis kerkib, jätan kerkima neid, katan kinni. Nüüd on ta kuskil 15-20 minutit kerkinud, nüüd ma määrin teda pealt munaga. Siis tekib tal ilus selline koorik või värv, päevitus talle peale. Oli tahjus 190 kraadi ja 20 minutit. Nüüd nad jahtuvad, võtan vormist välja. Jaapani piimasaiakesed Hokkaido on nüüd jahtunud ja kandikul. Vaatame siis sisse ka. Kohevad õhulised. Näete. Ja tisu.